kell on 6. Me kutsusime teid siia ka kella 6-ks. Siin on ilmselt selline formaat, ma ei ole kunagi ühtegi raamatuesitlust teinud, et siin tuleb vist istuda. Mul on väga keeruline istudes teile rääkida, sest ma päevad läbi tegelikult räägin ja ma teen seda üldjuhul seistes, sest hea õpetaja seisab või kõnnib ringi, on ju. Aga ma siis proovin ka istuda ja teile natukene avada nende raamatute tagamaad, mitte ainult mina, vaid ka minu kõrvalolijad. Ja ma nüüd istun. Ei juhtu just väga tihti, et ühel nii-öelda erialal ilmuvad 2 raamatut üsna samaaegselt. Ja Eesti on niivõrd väike riik, et suures osas nii-öelda eriala kirjandust üritatakse tõlkida. Kui hästi või halvasti seda tehakse, seda oskate võib-olla ise öelda. Aga sel kevadel ilmus siis Marje Tammertil raamat Värviteooria. Marje Tammert on ise aastakümneid tegelenud, ma ei tea, aastakümneid on ilmselt palju öelda, aga ta ei ole nii vanagi veel. Värviteooriatega, nende selgitamistega ja andnud välja mitmeid raamatud selles suunas, et kevadel ilmus värviteooria, mis nii-öelda oli pühendatud erinevatele värvimudelitele ja põhiliselt siis nii-öelda värvihaldusega seotud värvimudelitele, mida me täna kasutame arvutigraafikas, digitaalses trükkimises ja värvuste või värvide mõõtmisel. Ja olgugi, et see sihtrühm Eestis on üsna väike, on see raamat tõeliselt vajalik, kuivõrd ega ma ei tea ka ingliskeelses kirjanduses sellist head kokkuvõtvat lühikest nii-öelda ülevaadet erinevatest värvimudelitest. Ja suvel ilmus siis trükitehnika terminoloogia, mille alapealkirjaks sai inglise Eesti seletav sõnastik. Kuivõrd midagi ei ole teha, enamik termineid, mida tänapäeva praktikud, on nad siis kujundajad, trükieettevalmistajad trükikodades, kasutavad, tulenevad inglise keelest või kasutatakse nii-öelda otse termineid graafikatarkvarast ja tihtilugu ei teatagi, et paljud sõnad on eesti keeles olemas või siis tihti ei teata ka seda, mida need sõnad tegelikult tähendavad. Hästi palju poolikuid tõdesid on liikvel. Väga palju kasutatakse sõnu valesti, otseselt valesti ja sellega seoses tekib hästi palju pahandust nii-öelda tootmise poole pealt. Aga võib-olla hiljem nii-öelda räägime sellest laiemast pildist, et Marje, võib-olla räägid oma raamatu sisust natukene täpsemalt ja miks sa seda teed? Tere! Mina mõtlesin esialgu, et ma räägin sellest, kuidas või kust ma tulen ja miks ma siia jõudsin, aga tänase päeva jooksul hakkas mind painama üks suur painaja uuesti ja ma mõtlesin, et ma võtan hoopis oma suure painaja täna ülesse. Ehk värvidest mõeldes või värvidest rääkides vist kõigepealt tekib mul küsimus, miks ma nendest räägin.
miks mul üldse värve on vaja või kuidas ma värvidega kokku puutun, et tegelikult ma pigem teen värvidega, kui et ma mõtlen värvidest või kuivõrd ma üldse peaksin mõtlema värvidest ja kas tegemine on sellest sõltuv kuidagi. Kuna mina ise olen nüüd tõesti pikki aastaid mõelnud värvidest, siis on minul tänaseks väga keeruline ette kujutada seda olukorda, kus ma ei ole mõelnud nendest või kui mul tulevad noored inimesed ja ma hakkan nendega värviõpetuse kursust tegema, siis mis on mu eesmärk? Või millal ma siis peaksin värvidest rääkima, ikkagi ma ise kogu aeg kujutan, et me teeme, et me püüame luua värvilist maailma, et me kogeme värvilist maailma. Ja selle tegemise kontekstis tõenäoliselt võin ma olla väga edukas ilma, et ma mõtleks värvidest ja seesama terminoloogia, kas see mind aitab või ei aita, ma püüan seda kogu aeg õpilastega testida ja katsetada. Ja kogemus samas on mulle öelnud, et mida enam me oleme rääkinud värvidest, seda paremini me ikkagi teeme värvidega, ehk seda ilusama keskkonna me loome, seda paremaid värvikombinatsioone, seda ilusamini me võime kujundada, seda teadlikumalt me kujundame. Ehk siis kuhu maani ta mind aitab ja kust ta hakkab mind siis takistama, et seesama raamat, mis nüüd valmis sai, ma püüdsin mõelda selle juures hästi sellele vajadusele või kogemusele, mis võiks olla siis graafilisel disaineril. Ma ise tulen hoopis teisest valdkonnast, ma alustasin värviteooriaga arhitektuuri valdkonnas. Ma kujutasin seal palju rohkem ette, mismoodi me loome värvilist keskkonda ja kuidas see värviline keskkond annab hästi erineval moel analüüsida, ma võin seda hästi erineval moel läbi tunnetada. Aga kui ma olen graafiline disainer, ma nagu olen läinud hoopis teise valdkonda, ma nagu ei koge seda enam niimoodi. Ja mis on siis need põhiterminid või mõisted, mis sinna võiksid kokku saada? Selle raamatu kokkupanemise käigus mul tekkis mingi pilt ja nagu Marko ütles, siis ta vist sai natukene palju mõõtmise keskne. Aga mõõtmine on minu enda jaoks olnud kuidagi teine või teisejärguline, ma hakkan mõõtma ikkagi peale seda, kui ma olen enne kujundanud. Mul on nagu kujundamise etapp on see esimene etapp ja seal ma olen loominguline ja ma pean olema hästi loominguline, ma olen hästi poeetiline ja me õpime kuidagi läbi poeesia värve tundma. Ja nüüd ma kuskil pool pean minema nii kole tehniliseks ja see on minu enda jaoks hästi suur vastuolu, kuivõrd nüüd on graafilisele disainerile vaja seda tehnilist poolt või on tal just ainult vaja seda tehnilist poolt. Ja lisaks see värviteooria tekstina on minu enda jaoks olnud kogu aeg taust on nagu kõrval, me kujundame kogu värviõpetuse kursus minu enda silmis on olnud kogu aeg loominguline protsess. Selle tegemise käigus me katsetame ja õpime ja õpime vaatama asju, õpime analüüsima asju ja seal on nagu vaja seda terminoloogiat. Ja see terminoloogiaga omakorda ma jõudsin veel teise painajani, et kas on olemas mingi terminoloogia, mida ma saan kuidagi võtta nüüd ja see ongi see terminoloogia, millega ma saan kogu kursuse läbi käia. Ja ma püüdsin seda leida ja otsida, tõenäoliselt selles raamatus ma jäin siis lõpuks meie SMÜK-i juurde, kuna SMÜK on meile A ja O,
aga ma võin hästi teisel moel värvide peale mõelda ja värve kasutada ja mingi teise süsteemi võtta ja siis mu terminoloogia on ka hoopis teine. Ma mõtlen värvidele hoopis teisel moel. Ja võib-olla kõige suurem vabadus või vabastus mulle endale selle raamatuga oli see, et ma võib-olla kõige rohkem sõnastasin ära selle, et ei olegi mingit ühtset terminoloogiat, mida ma võiksin ikka ja alati kasutada. Et on hästi palju erinevaid ja selle paljude erinevate sees ma õpin hästi erinevalt kogema. Ma võtan korraks nüüd jutujärje üle. Ma hästi ei näe teid, prožektor paistab otse silma. Kui palju on meil trükikodade töötajaid siin? On meil mõni trükikojast ka otse? Ei ole. Väga hea. Esimese Eesti Vabariigi ajal ilmus selline ajakiri nagu Trükitehnika. Ilmus 34–36, 3 aastat. Ilmumise lõpetas ta selle tõttu, et raha sai otsa. No nagu tänagi. Midagi tehakse, siis lõpetatakse see tegevus ära, kuivõrd raha saab otsa. Ja see on hästi põnev ajakiri, saate Rahvusraamatukogust alla laadida PDF-id, lugege. See on äärmiselt meeliköitev nii-öelda ajakirjandus, mis tegeles tol ajal põhiliselt siis trükiste kujundamisega seotud probleemidega. Ja 34. aastal otsustati, et kõik nüüd aitab, me peame tegema eestikeelse terminoloogia. Et meil on kõik sõnad seotud saksa keelega ja me ei taha enam. No, see aeg oli ka selline ajajärk, kus üritati kõigest saksapärasest lahti saada. Ja nad tegid siis üks komisjon nii-öelda trükikodade töötajatest, kujundajatest, panid siis kokku trükitehnika terminoloogia. See koosnes 550 sõnast, mis olid enamik seotud saksa keelega ja oli siis mõeldud eestikeelsed vasted sinna juurde. Ja nad palusid siis kommenteerida, ühes ajakirjas 36. aastal ilmus ajakirjas see sõnastik ka, nad palusid siis kommenteerida spetsialistidel seda sõnastikku, täiendada, parandada, teha paremaks. Ja 2 aasta jooksul, mis nad tähtajaks andsid, tuli 4 parandust. Ainult 4 parandust. Ja nad leidsid siis 36. aastal, et see on väga halb, et neid nii vähe tuli. Aga põhimõtteliselt nad ka leppisid sellega. Ja kuivõrd ma seda ajakirja lugesin ennem, kui mina oma sõnastikku hakkasin kokku panema, siis ma ei üritanudki nii-öelda väga laialt ette võtta ja kõikidega mingisugusele konsensusele jõuda, vaid minu eesmärk algusest peale oli see, et see esialgne sõnastik on ajas muutuv, tehnoloogiad muutuvad, trendid muutuvad, aeg muutub ja seda terminoloogiat tuleb kogu aeg uuesti ja uuesti täiendada. Nii et täna on tegelikult see seis, et meil on mingisugune skelett on olemas ja me võiksime sinna peale hakata ehitama
mingisuguse veebipõhisel platvormil kõikide Eestis tegutsevate spetsialistide kaasabil mingisugust ühist andmebaasi, kuidas me asju nimetame ja miks me neid asju niimoodi nimetame ja mis nende nimetuste taga on. No ilmselt nii mõnigi teist on sellise Facebooki grupi liige nagu Eesti disainerid. Jah, väga paljud teist kindlasti loevad, ei taha võib-olla tunnistada seda, aga kindlasti te loete. Mõni päev tagasi või see eelmine nädal nägin seal ühte postitust ühe kujundaja poolt, kes küsis sellise küsimuse, milline trükikoda trükib peegelhõbedat. Ma kohe tükk aega mõtlesin, et mis asi on peegelhõbe. Ja kuivõrd ma vist ei olnud ainuke, kes aru ei saanud, mis asi on peegelhõbe. Sest vastuseid ta sai ainult ühe seal, kes aimas, millega tegemist on, ja tegemist oli fooliumtrükiga. Et hästi ilus sõna tegelikult. Ja miks mitte seda sõna kasutada, peegelhõbe. Minu kõrval on Maria Lee-Liivak, kes aitas seda trükitehnika terminoloogia raamatut toimetada. Ja ma tegelikult ei soovinud toimetajaks inimest, kes on hea ainult keeletoimetuses. Ma tahtsin inimest, kes tegelikult oleks asjas sees ja õnneliku juhuse kaudu leidsime Maria, kes tegelikult on keele taustaga inimene ja samas ka täna väga tihedalt seotud trükitehnoloogiaga ja tema panus sellesse raamatusse oli suur. Et ma ei tea, tegelikult minu meelest kõik oskussõnasid või mingisuguseid teadmekirjandust peaks toimetama inimesed, kes tegelikult teavad sellest midagi, sest väga palju halbu näiteid on tõlkekirjandusest eesti keeles, kus toimetajaks on inimene, kes sisu absoluutselt ei valda ja tulevad üsna palju tuleb üsna palju lauslollusi eestikeelsesse tõlkesse, mille oleks võinud ära hoida erialas pädev toimetaja. Aga ma annan korraks sõna Maria Leele. Ma pean ütlema, et esiteks päris pentsik on olla siin nii professionaalsete inimeste seas selles mõttes, et see oli möödunud suvel, kui Marko Levin tegi mulle ettepaneku, et ma võiks toimetada seda raamatut. Ja see oli siis, kui mul ei olnud mingit varasemat kogemust ja ma alles astusin Polütehnikumi trükitehnoloogiat õppima. Ja ma haarasin sellest võimalusest kinni, sellepärast, et kuna see teema mind huvitas ja mulle tundus, et see on äärmiselt kasulik, et samal ajal, kui ma seda toimetan, et ma õpin ka väga palju. Ja ma mõnes mõttes arvan, et võib-olla see minu toimetaja töö kõige rohkem oligi see, et kui Marko oli midagi kirjutanud, siis ma sain talt paluda, et ta jutustaks selle uuesti ümber niimoodi, et mina ka saaksin aru. Sest ilmselt on ka sellise eriala terminoloogiaga väga kerge juhtuma see, et sisering saab aru, millest räägitakse, sest ei ole enam põhjust üle kontrollida või nagu ise korrektuuri ei suuda enam lugeda, sest tead, mida on kirjutatud. Aga kõrvalt tulnud inimene, kas või ma arvan, et kas või graafilises disainis on nii paljude erinevate taustadega inimesi, et terminoloogia igal juhul nagu varieerub. Aga eks mu töö oligi siis põhimõtteliselt lihtsalt aru saada, millest see raamat on ja natukene võib-olla keeleliselt kohendada. Ja igal juhul ma arvan, et see
on alles esimene trükk, siia peab tulema veel palju sõnu juurde, need sõnad peavad veel hakkama muutuma, peab hakkama looma neologisme erinevatele sõnadele, mis praegu on trükikodade käibel lihtsalt laensõnadena, millel ei ole sellisena mõtet. Ühesõnaga, see on ühe pika teekonna algus ainult ja ma arvan, et kui nüüd suur hulk keeleinimesi lendaks peale, siis saaks siin veel väga palju huvitavaid asju teha. Kui me keeleinimestest räägime ja sõnadest üldse, ma kirjutasin välja sellest 36. aasta trükitehnika sõnastikust mõned sõnad, mis olid hästi põnevad, mida küll täna enam sellisel kujul kasutada ei saa, aga võib-olla kasutusele võtta. 36. aastal taheti lahti saada sellisest sõnast nagu kiri. Kiri tundus nendele väga labane sõna olevat, et kiri oli seotud väga paljude igasuguste muude tähendustega ja ettepanek oli siis 36. aastal suur täht nimetada muupliks ja väike täht neepliks. Ja ilmselt tulenevad need sõnad majusklist ja minusklist, aga muupel ja neepel on hästi sellised toredad sõnad, mida võiks ju kaaluda. Püstkiri ja kaldkiri otsustati, et väga tore on, täna kaldkirja kohta öeldakse tõenäoliselt üsna tihti, et ta on itaalik, jah? Et see on üsna levinud, väga vähesed kasutavad mingisugust sellist sõna nagu kursiiv. Aga pakuti välja selline sõna nagu längkiri. Längkiri, tõenäoliselt võiks ka tulla kõne alla itaaliku asemel. Küljendaja, kummaline on see, kuidas sõna küljendaja on ajas muutunud. Täna küljendajaks tihti nimetatakse inimest, kes kujundab teksti või tegeleb teksti küljendamise, teksti kujundamisega. Algselt tähendas ta murdjat ja murdja, mida tegi, siis murdja murdis paberiküljed kokku. Ehk tegemist oli tegelikult tänapäevases mõttes järeltöötlejaga trükikojas, kes voltis, ehk voltija. Küljendaja on voltija. Aga täna mingil põhjusel nimetatakse teda kujundajaks. Ja väga toredaid sõnu sai leitud veel. Sõna, mida võiks ka kaaluda, kasutusele võtta, tunnuk, mis võiks kasutada sõna asemel logo. Tunnuk ja selline sõna nagu esmak. Tunnuk ja esmak. Esmak, kes InDesigniga on kokku puutunud, InDesignis on selline termin olemas nagu masterlehekülg. Ehk tegelikult esmak oligi mõeldud tähistamaks mingisugust originaali või trükiplaati ja tegelikult ta selle masterlehekülje puhul sobiks ka üsna hästi esmak ehk midagi esimest või midagi originaalset. Kahtlustan, et need sõnad, mis seal trükitehnikas 36. aastal välja mõeldi, väga paljud kasutusse ei läinud. Meie raamatu puhul me võtsime siin kohe seisukoha, et me ise sõnu välja mõtlema ei hakka. See ei olnud üldse meie eesmärk, vaid eelkõige siis kaardistada need sõnad, mida me kasutame või võiksime kasutada igapäevaselt, leida need vasted, eestikeelsed vasted, kui nad on, kui ei olnud, siis me neid ka ei leidnud. Ja tihtilugu kasutati ka eestikeelseid vasteid siis erinevalt sõltuvalt koolkonnast, Tartu või Tallinn, erinevaid eestikeelseid sõnu siis kasutatakse teatud mingisuguse nähtuse või termini kohta.
Eesti keeles, no võib ju arvata, et miks me peaksime eesti keeles üldse mingisugust terminoloogiat välja andma või mõtlema isegi selle peale, et tegelikult inglise keel on ju meil kõigil, eriti nooremal põlvkonnal suus ja kõik kasutavad seda ja inglise keeles on meie arvutitarkvara valdavalt ja milleks meil seda eestikeelset terminoloogiat üldse vaja on. No siin on ilmselt küsimus laiem ja võib-olla seotud üldse nii-öelda eestikeelse hariduse ja eesti keelega kui täna veel siiski teaduskeelega. Et kui me ei taha, et eesti keel manduks köögikeeleks ja kõik muud olulised asjad aetakse ära mingisuguses võõrkeeles, siis ilmselt on see hetk, kus me peaksime sellega vähemalt selles valdkonnas tegelema. Selle raamatu kirjutamise ajal selgus tõsiasi, et Eestis on olemas selline ühing nagu terminoloogia ühing, kus siis käivad koos spetsialistid ja arutavad siis terminoloogia üle. Ja see ühing on siis jaotatud sektsioonideks kindlate elualade lõikes, mis siis koosnevad teatud hulgast inimestest ja kes iga nii-öelda mingi ajaperioodi tagant siis vaatavad selles valdkonnas olevat terminoloogiat üle ja teevad parandusi, korrektuuri ja võtavad uusi sõnu kasutusele, sõltuvalt sellest, kuidas see valdkond areneb mujal maailmas. Siis ma avastasin, et mitte ühtegi seltskonda ei olnud, mis puudutab nii-öelda visuaalkultuuri sektorit. Et kõik olid seotud siis kas töötleva tööstusega, aga visuaalkultuuri poole pealt selles suhtes tühi koht. Nii et mulle tundub, et see terminoloogia areneb täiesti omasoodu eestikeelne ja varem või hiljem hakkab see tekitama meile raskusi just üksteisest aru saamisel. Olgugi, et me räägime ühte keelt, siis väga spetsiifiliste nähtuste puhul me peaksime siiski mõistma, mis selle ühe või teise või kolmanda sõna taga tegelikult on. Selle raamatu kontekstis on hästi palju huvi tundnud täna lätlased ja soomlased, kes siis Soome pool siis on avaldanud huvi tõlkida teda soome keelde. Ja tegelikult on see natukene kummaline, sest soomlastel on kõikide sõnade, kõikide nähtuste jaoks omakeelne sõna olemas. Ja tegelikult tõuke selle terminoloogia kokkupanemiseks ma saingi soomlaste heast raamatust, mille nimi mul on meelest ära läinud, aga seda ma siin saan lugeda. English for Graphics and Publishing Professionals. Ehk siis inglise keel nii-öelda kõigile neile, kes tegelevad graafikatööstusega või on kuidagi selles osalised. Ja kui ma lugesin seda raamatut, siis ma väga väheste sõnade puhul üldse tundsin ära mingisugust sõnatüve, mis tuleb kuskilt teisest keelest. Et hästi palju on soomlased sellega tegelenud ja kui nüüd imestust avaldada selle üle, et miks soomlastel on ju kõik paigas, nad on tegelenud sellega juba väga kaua aega, siis tundub, et soomlased on kuidagi kaldunud sinna teise äärmusesse, et neid omakeelseid sõnu on neil nii palju, mitte keegi ei tunne neid sõnu, keegi ei jaksa neid õppida ja tihti just selle terminoloogia paljususe tõttu on ka soomlased hästi palju täna ingliskeele põhised, eriti mis puudutab siis trüki- või graafikatööstust.
et ilmselt tuleb siin mingisugune tasakaal leida. No Eestis on üleüldse, võib-olla see ei ole küll õige koht nüüd, võib-olla see haakub natukene värvi teooriatega. Vaatasin täna, tegelikult ma vaatasin seda ammu juba, täna vaatasin üle, lihtsalt trükkisin välja. Eesti Vabariigis on olemas selline asi nagu Eesti lipuseadus. Eesti lipuseadus ütleb, kuidas Eesti lippu kasutada tohib ja ühtlasi kirjeldab ära, milline see Eesti lipp on. Ja trükkisin selle lisa 1 Eesti lipuseaduse juurde välja. Siin räägitakse, et Eesti lipu sinine toon rahvusvahelise Pantone värvitabeli järgi on 285C. Noh, mujal Euroopas on ilmselt need vaidlused ära vaieldud juba, miks pärast üks vabariik kasutab oma seaduses kommertsettevõtte värvikoodi üleüldse, kuigi tegelikult võiks hoopis mingisuguse muu sõltumatu värvimudeli abil ära lahendada see värvi nii-öelda kirjeldus. Ja see on teema, mis ilmselt võib-olla täna väga ei haaku siin, aga siis ma loen siit Eesti lipu seadusest sellise kummalise sõna välja nagu triaadivärvid. Triaadivärvid siis on siis tsüaan, magenta, kollane ja must. Tegelikult triaadivärvid on tsüaan, magenta ja kollane. Ja sellist sõna nagu triaadivärvid täna enam ilmselt juba aastakümneid, 30-40 aastat keegi ei kasuta. Et kummaline, et selline sõna on Eesti lipu seadusesse, selline värvimudeli nimetus on Eesti lipu seadusesse sisse läinud. Et ühest küljest kasutatakse Ameerika kommertsettevõtte värvi segamissüsteemi oma lipu kirjeldamiseks ja teisest küljest siis kasutatakse protsessvärvide kirjeldamiseks sellist ammu unustatud värvimudeli nimetust nagu triaadivärvid. Iseenesest on ju tegelikult kõik õige, aga natukene hilja on sellist mudelit nüüd eesti keeles kasutada. No, on väga palju selliseid sõnu eesti keeles, laensõnu inglise keelest, mida meil ei ole enam mõtet kunagi tõlkima hakata, kuivõrd need on nii juurdunud juba. Noh, näiteks ilmselt on maailmas ainult 2 rahvust, kes saavad teineteisest aru, kui nad ütlevad smükk ja RGB. Et kui räägid soomlasega ja ütled smükk, siis ta saab suurepäraselt aru, mida sa tahad öelda. Ükski teine mu keele esindaja ei mõista, mida ma selle smükiga öelda tahan. Ja samamoodi ilmselt ka RGB, et nende mudelite nimetus. Ja seal on veel tegelikult ka palju või mitmetki teisi sõnu, mida tõenäoliselt enam eesti keelde tõlkida ei ole mõtet, kuivõrd nad on juurdunud. Aga ma ei tea, ma vist jäin lobisema, keegi lehvitas mulle. Ei. Pean ma lõpetama? Ma ei tea, kas on teil küsimusi mingisuguseid? Ma eeldan, et teil paljudel on see raamat tegelikult olemas ja kui ei ole, siis on teil täna võimalik teda soodushinnaga siit osta. Kas me võime vaielda millegi üle või tahate mingisugusel muul teemal sõna võtta, siis hetkel ma ulatan selle mikrofoni teile. Nii, Raul, kas sa tahad küsida midagi? Sa vaatad niimoodi otsa mulle, nagu sa tahaks küsida. Keegi ei taha küsida. Mulle tundub, et meil on siin suupisted selle tähtsa sündmuse auks välja pandud
ja seda tähtsat sündmust loomulikult tähistame koos teiega. Ja Tallinna Polütehnikumist, kust me kogu see seltskond, kes teie ees praegu siin istub, on tegelikult põhjust uhke olla, et meil on niivõrd head õpilased, kes sunnivad meid pingutama ja selle pingutuse tulemusena ka midagi sellist ajatut valmis teha, nagu on raamat, ja ma loodan, et neile on, ja ka teile on sellest palju kasu. Et olge head. Jah.